See maja on kuidagi oluline mulle, et Tartu inimesena mul on sidemed ja seosed selle majaga. Et mu oma ateljee on siin, ma olen enamus oma töid siin maalinud. Minu esimene õlimaal 1981 on valminud siin, kuigi mul siis ateljeed siin ei olnud. Et need seosed on hästi tugevad selle majaga. Ja see näitus siin on õiges kohas. Et see mõte oli, et leida kõige kõrgem saal, kus on õhku ja ruumi. Ja Tartus sellist teist ei ole nagu, et see kunstimaja pakub seda võimalust. Et nii saigi otsustatud, et siin majas see näitus teha. Ja Kadri tuli kampa, Kadri Asmer, ja siis me koos mõtlesime selle ruumi võimalused välja, et siin on 2 kõrvalsaali, et võiks ka siis tagasivaadet teha. Et minu 80-ndatest, kas on 5 näidet, siis mul põles ateljee ära 10 aasta loominguga, kus siis 40 tööd hävis. Ja peale seda toimus siis mingi selline pööre, kus ma ei tahtnud enam jätkata sealt, kus enne põlengut ma pooleli jäin ja tahtsin midagi uut teha. Ja hakkasin siis jalgratast leiutama. Et sellega ma vist tegelesin ka 6-7 aastat isegi, 92-st kuni 90-ndate lõpuni peaaegu. Ja seda on siis näha siin minu kätt paremas väikses galerii osas. Ja keskel on siis kõige uuem looming, väiksemas vasakus pooles on mul siis 2000-ndast näited just figuraalsest perioodist. See on uus looming ja siin ei ole nagu midagi kopeeritud, siin ei ole loodust kujutatud iseenesest, vaid pigem selliseid tundeskaala varjundeid, et kogu elu essents või elutee võiks siit sellest 12-meetrisest läbi joosta, kõigi oma elu-surma muutumiste, rõõmude, murede ampluaa jookseb siit läbi, et natuke ta vastandub sellele teisele näituse seinale, kus on siis ainult mustvalged tööd. Kuidagi seda stiliseerida ja tuua välja pigem see tunnetuslik pool olen ma siis otsustanud abstraktsiooni kasuks. Mitte, et ma ei oleks tahtnud figuuri teha, ma pigem võitlesin selle mõttega, et kas ma toon selle figuuri siia sisse või ei too. Aga kujundid siin on ja ma usun, et iga inimene siit ka leiab enda jaoks. Seostab oma elu ja läbielamistega neid töid ja leiab enda jaoks siiski ka midagi, mille üle mõelda ja mõtiskleda. Tegelikult ma olen abstraktsionist aegade algusest olnud. Mulle väga meeldib ja oma mõtteid ja tundeid panna sellisesse abstraktsiooni vormi, sest see ju tegelikult toob selle teema ikkagi välja igal juhul, et ta ei pea jutustav olema või narratiivi, et tal ei pea olema nagu, tööl ei pea olema sellist teksti nagu koos, et me kõik oleme inimesed ja me leiame kindlasti mingeid seoseid enda eluga ja mõtted tekivad. Aga figuuri mul on alati armastanud, sest figuuris on see elu sees, käed on väga ilmekad inimesel ja need positsioonid, mis inimene nagu hetkega võib neid tabada, et need on väga palju ütlevad, et need väljendavad inimloomust ja see teema on inimeseks olemine ja tõesti kummardus, aukartust äratav, aukartus ja hommaast inimeseks olemisele või inimene
olla inimene, et mis see tähendab, et siin on oma tormid ja tungid, nagu see näituse pealkiri, aga raamat toetab seda kogumik, ja et see on minu elu lugu tegelikult ja ka ühe inimsaatuse lugu.